tead, mulle väga ei meeldi su mees, et ta on mingi veits nõme nagu. Et noh, siis on nagu keegi ei küsinud. Kindlasti sa ei ole selle pärast sitt sõbranna, et sa niimoodi tunned ennast. Ta sai eelmine aasta lapse ja siis ta võttis suhteliselt palju juurde ja nagu esimeste kuudega ta väga midagi ei kaotanud ja siis mees kogu aeg rääkis talle, et ta ei ole atraktiivne, et nagu põhimõtteliselt see voodielu kadus täiesti ära. See on disgusting, see on rõve. Reaalselt minu arust sellistel meestel pea maha. Ja ausalt, see tekitaks mulle naisena sellise iki, kui mu mees oleks selline. Teine asi, mis oli vaja pooleks maksta, oli autoremont ja mitte minu autoremont, vaid tema autoremont. Sellepärast, et sina sõidad ju kõrvalistmel. Sina kasutad ka seda autot ja sinu sõite on rohkem kui minu sõite. Ma astusin koju sisse ja tema esimene asi oli, et anna ma telefon. Ma tahan su panga äppis käia, vaadata ära, kuhu sa oma raha kulutad, miks sul kunagi raha ei ole. See on minu jaoks täiesti haige, see on ebanormaalne ja mul on siuke tunne, et ma tahan kõik naised ära päästa sellistest suhetest ja mul on nii kahju, et ma ei saa. Millest sa räägid? Sa töllmokk. Pane suu kinni. Hello, sa kuulad Kirstordil podcasti ja oh my god, ma saingi oma 2 Kirstordil Girls Nighti tehtud ja see teine üritus läks ka nii edukalt ja kõik läks lihtsalt plaanipäraselt ja täpselt nii nagu mina pidi, et ei ühtegi apsakat ja üldse tegelikult nende mõlema ürituse puhul ma pean ütlema, et kuidagi nagu kergelt läks, et mul oli see kontseptsioon juba ammu olemas, ma teadsin, mis ma teha tahan, ma võtsin oma sõbranna Joanna appi, kes siis just nagu ürituse päeval kõige rohkem aitas, et aitas inimesed vastu võtta ja korraldada seal nagu kohapeal ärklis ja selle võrra ka lihtsalt minul oli kõik nagu nii palju murevabam, hästi chill, ei mingit närvi ja kuidagi hästi mõnus ja mul on nagu väga hea tunne seoses nende üritustega, hästi palju positiivset tagasisidet ka, mis kindlasti nagu annab indu juurde, et veel teha taolisi üritusi. Nüüd ma pean nagu lihtsalt natuke mõtlema, et kuidas nagu teha nii, et jääks see sama vibe, sest see vibe mulle endale nii väga meeldis ja nii palju, kui ma tagasisidet lugesin, siis kõigile teistele ka väga meeldis. Aga samas, et ma ei teeks täpselt sama asja. Ja kuigi ma üritusel suure suuga kõigile rääkisin, et et suvel ma ei hakka ilmselt midagi korraldama, et suvel ma tahan puhata, et pigem nagu sügisel, siis nüüd kui see kõik on läbi, siis mul on nagu ikkagi selline tunne, et äkki ikka midagi teeks suvel ka, et just kui peaks olema ilus suvi, siis tegelikult ju tahaks ära kasutada seda, et saaks midagi õues teha, midagi nagu väliskeskkonnas, et mingis nunnus, ma ei tea, terrassi, kohvikus või ma ei tea isegi, ma ei tea, kus kohas ja Joanna ütles mulle, et tal mingi idee on. Aga ta läks just kohe peale üritust reisile, nii et ma ootan, et ta tagasi tuleks ja siis me saame mingi hetk võib-olla natuke mõtteid põrgatada selles osas. Et jah, ma sain kuidagi nagu seda tuhina sisse ja nii soojad tunded valdavad peale neid üritusi. Et mulle endale ka nii väga meeldis see, et just siuke nagu interaktiivsem, mängulisem, et nendel üritustel siis oli nii tavaline numbribingo kui ka siis selline tegude või situatsioonidega bingo, kus igaüks siis sai maha tõmmata just need, mida tema oma elus kogenud on ja üllatuskülaliseks ilmselt, kui sa sotsiaalmeedias mind või Kirstordil poodi jälgid, siis juba nägid, aga üllatuskülaliseks oli siis mul Maarit, kellel ma lihtsalt teadsin, et on mingid nii head story'd, mida rääkida, nii et sellepärast ma teda ka kaasasin. Ja kaasasin nagu mõlemale üritusele just teda, sellepärast, et ma ei tahtnud, et keegi nagu tunneks, et ta on millestki ilma jäänud, et jah, kuigi see üllatusmoment jäi siis teisel üritusel nende jaoks ära, kes sotsiaalmeedias vähegi käivad, et siis nad juba nägid, et Maarit on see üllatuskülaline, aga ma lihtsalt tundsin, et nagu
ma ei tahaks, et kellelgi oleks see tunne, et nad on millestki ilma jäänud, kui nad nagu mõlemale üritusele ei tulnud. Et sellepärast just Maarit. Aga tegelikult, nagu te ka juba teate, siis mul on ju terve hulk ägedaid sõbrannasid, kellel on nii head story'd või kes tegutsevad niivõrd ägedate asjade kallal, et ma ei tea, ma tahaks kõigi nendega midagi nagu koos teha just mingi ürituse mõttes. Aga eks ma vaikselt siis oma peas kerin neid mõtteid ja vaatame, kas midagi tuleb suvel või äkki ma ikkagi ei tee. Ma ei tea, ma ei julge midagi lubada, aga igal juhul, kui midagi peaks tulema, siis info tuleb kindlasti minu isiklikule kontole, Instas siis _Kaisa _ ja siis kindlasti ka Kirstordil pod Insta kontole, et siis neid tasub jälgida. Ja seekord ikkagi sai peale üritust sõbrannadega tähistatud ka korralikult, et me jäime veel päris mitmeks tunniks ärklisse istuma ja siis pärast otsisime, kuhu välja minna. Läksime T3. No selles suhtes, et nagu see oli drum and bass pidu muusika mõttes, oli täitsa tore, kui see lõpuks tuli see drum and bass peale, alguses oli seal midagi muud. Aga väga vähe rahvast ja väga noored inimesed, nii et see oli lihtsalt sihuke huvitav, ma ütleks nii. Aga jah, selline see õhtu oli. Nüüd nagu tahtsin korra öelda juba, et nagu natuke tühjus on sees, et üritused on tehtud, et mis nüüd siis, aga tegelikult ma ei saa seda öelda. Mul on nii palju ägedaid plaane lihtsalt juba maikuuks ja juunikuuks ja juulikuuks, et ma ei jaksa ära oodata, et nii palju toimetamist ja uusi asju ja ägedaid plaane, et täiega sihuke ootusärevus on sees. Ainus, mis natukene nagu kriibib seal kõrval, on nagu see, et Kaisa, sa pead oma tööasjad ka kõik tehtud jõudma enne, kui sa saad nagu niisama lulli lüüa kuskil. Et selleks, et ma üldse saaksin vabalt võtta, siis iseennast teades mul peavad olema asjad ennem tehtud. See muidu see lihtsalt istub mul kogu aeg kuskil kuklas ja ma ei saa nautida neid hetki, kui ma tean, et mul on tegelikult vaja mingit tööasju teha. Nii et siin nüüd on nagu see hetk, kus aja planeerimine on väga oluline. Ma olen aja planeerimises selline keskmine, ma ütleks, et ma ei saa öelda, et hea. Ma ei ütleks ka, et väga halb, sellepärast et kõik asjad saavad alati tehtud, aga nad saavad mõnikord tehtud sellise suure vaimse pinge all. Ja ma nagu seda ei tahaks, aga ma ei ole veel, kuidas öelda, käppa saanud paremat viisi. Nii et teen nii nagu oskan ja annan endast parima. Kuigi terapeut ka viimane kord, kui ma käisin ja rääkisin, et ma olen mingeid asju, mingeid nagu tööprojekte lihtsalt edasi lükanud, siis ta oli ka mingi, et äkki sa peaks natuke mõtlema selle peale, et miks sa lükkad neid asju edasi, et need ei ole nagu mingisugused ületamatud, tehtamatud asjad. Et proovime nagu välja mõelda selle, et miks sa tekitad endale ise seda pinget, et sa tead, et sul on see asi, sa tahad, et see oleks tehtud, aga siis sa ei tee seda. Et see on tõesti, ma ei ole seda suutnud välja mõelda. Ja varsti tuleb järgmine teraapia aeg. Nii et ma ei tea, mida ma talle ütlen. Aga jah, elu on selline, ega kõiges ei saagi hea olla. Seda ma ütlen endale. Ja mul on hea meel teatada, et tänase episoodi peasponsoriks on Northern Beauty ja nende poolt läheb siis ühele häälsõnumi saatjale nende Face Pro selline näohooldusseade ja minu jaoks on see näohooldusseade muutunud juba täiesti rutiini osaks, eriti just õhtuse näohooldusrutiini osaks, et selle harjase poolega ma siis puhastan nägu ja teise poolega kannan siis seerumit näole. Ja pärast on nahk hästi pehme, siidine, sile. Ma ei tea, mulle nii meeldib see tulemus, et ta annab nagu sellise näohoolduse fiili. Ja Northern Beauty e-poes saate kasutada koodi Kaisa, mis annab siis alati soodukat
Nii et kasutage võimalust ja kui sa tahad, et loosiõnn sulle naerataks, siis pead aga saatma oma häälsõnumi kirstordil.com ja võib-olla osutud sina järgmiseks võitjaks. Ja minu poolt lähevad siis 2 häälsõnumi saatjale sellised väiksed self-care pakikesed. Ühele siis selline Sandalwood and Vanilla Essence Velvety Foaming Shower Gel Rituals brändi poolt ja sinna juurde veel ka üks hea Arm & Hammeri hambapasta. Ja teises self-care pakikeses on siis Joiki selline Lemongrass Shower Gel ja nende Coffee and Sugar Skin Toning Body Scrub. Ja tänaseks episoodi teemaks on meil punased lipud. Ehk siis ma olen kokku valinud lood, milles kõigis on ühel või teisel viisil mängus mingi suur punane lipp. Nii et hakkame aga otsast pihta. Tšau, Kaisa! Ma suhtlen tööl päris paljudega, nii oma meeskonnast kui väljaspool oma meeskonda. Aga on kindlasti neid inimesi, kellega ma suhtlen vähem või ei suhtle üldse. Ja nüüd hiljuti sattusingi pikemalt rääkima ühe kolleegiga, kellega muidu väga palju ei ole rääkinud varem. Ja mul on üldiselt jäänud oma kolleegidest väga hea mulje, et enamik on ikkagi sõbralikud, abivalmid, toredad. Ja selle ühe kolleegiga rääkides nüüd tuli välja väga palju asju, mis mind üllatasid. Ja ma nüüd ei teagi, kas ta on kahepalgeline ja üritab teisi mustata või asjad ongi nii halvad, nagu tema räägib. Ta on minust natukene kauem töötanud selles meeskonnas. Ja ma olin nii segaduses, ma lihtsalt noogutasin kaasa ja kuulasin ja mõtlesin, et oh my god, kas päriselt ongi nii halvasti? Kas kõik ongi nii kohutavad ja mina olen asjadest valesti aru saanud või on temal mingi kadedus ja pahameel ja kius teiste suhtes, nii et ta hakkas teisi mustama ja maha tegema, teisi nii hullult taga rääkima, et mul oli lausa ebameeldiv seda vestlust pidada. Ja siis ma jäingi mõtlema, et mis ma nüüd edasi teen, sest et ma näen, et see kolleeg, meesterahvas kusjuures, et see kolleeg üritab minuga iga päev nendel teemadel rääkida, aga mina ei taha teiste kohta klatši kuulata, sest isegi kui see klats on tõsi, siis kuna see ei ole otseallikast minuni jõudnud, siis mul ei ole vaja kolmandate isikute suust teiste kohta mingeid nende mineviku asju teada. Pealegi mina ju saan kõigiga hästi läbi. Mis sina selles olukorras teeksid? Tead, vaata, siinkohal ma ikkagi kipun arvama, et see töökaaslane, kes kõiki teisi töökaaslasi mustab, on ise üks punane lipp. Et see on jube kahtlane, kui ühel inimesel on kõikide teiste kohta midagi halba öelda. See on jube kahtlane lihtsalt. Et ma arvan, et kala on ikkagi nagu seal, et temas endas on midagi, kas siis on see kadedus, mingisugune, ma ei tea, soov kuuluda ja siis ta tunneb, et ta selleks peab teisi mustama, et siis sinuga võib-olla kuidagi klappida. Või ühesõnaga, ma ei tea, mis seal taga on, aga midagi mitte siirast igatahes tundub seal olevat ja mitte heatahtlikku kindlasti. Ehk siis ma arvan, et sa peaksidki, kui ta tõesti nagu igapäevaselt proovib sinuga klatšida teisi, siis pigem nagu panna oma piir paika väga selgelt, et tead, ma nagu pigem ei räägiks teistest inimestest nende selja taga, et mul on igaühest tekkinud mingi oma arvamus selle põhjal, kuidas mina nendega suhelnud olen ja ma eelistaksin, et mulle jääb see arvamus. Ehk siis jah, ma arvan, et sa pead ise sellele kuidagi nagu lõppu panema, et muidu ta jääbki sulle vatrama neid asju ja pigem, kui tegemist on lihtsalt sinu kolleegidega, siis ega nagu lõppkokkuvõttes, mõtlen, kuidas ma seda nagu edasi annan, et kui nad ei ole sinu südamesõbrad, siis võib-olla sul ei olegi vaja nende kohta teada kõike ja piisabki sellest, kui sinul on nendega töö juures hea suhe, saate hästi läbi ja las see ollagi nii. Et nagu
pigem ma arvan, ma soovitaks jääda jah selle arvamuse juurde, mis sinul on nendest isiklike kogemuste põhjal jäänud ja proovida vältida siukseid klatšimisi. tere, Kaisa! Minu teemaks on sõbranna ja tema pulmakutse. Ta leidis omale Tinderist mehe ja nüüd hakkavad abielluma. Ja me käisime veidikene aega tagasi ühes toredas kohas, kus siis õhtusöögi ajal saadeti siis meilile kõigile siis save the date selline nagu kutse moodi, päris kutse ei olnud, aga ühesõnaga ainult nendele siis, kes on kutsutud. Ja korrutati veel mitu korda, et ainult need on kutsutud, kellele see meil tuli. Ja juba siis ma tundsin, okei, midagi on valesti. Ja sõbranna siis pärast rääkis, et ta teab küll, et mulle ei meeldi see, et ma olen üksi kutsutud. Mitte siis minu meest, aga et vähemalt saan kodust välja üksinda. Ma ju, kui mehega läheksin, oleks samamoodi lapsed kodus. Ja ütlen veel seda, et mehega me oleme olnud koos palju aastaid, meil on lapsed, me oleme pere. Et minu jaoks on see kõik nagu nii vale, nii nagu see on nõme minu jaoks. Ma olen jah, teised kõik on paaridega, välja arvatud üks sõbranna mehe sõber. Tema on ka üksinda kutsutud ja ma kuulsin, kui halvasti sõbranna mees tema naisest rääkis, mis on minu jaoks nagu nii nõme ja nii vale. Ja peale seda, kui ma teada sain, et see kutse on ainult minule mõeldud, ma olen sellele iga päev mõelnud, see on mind nii piinanud. Ma ei osanud alguses sellest isegi mehele rääkida, sest minu jaoks oli tegu nagu nii vale asjaga, minu väärtustega nagu nii vastuolus. Et kui sa kutsud mõlemad, kas sa kutsud mõlemad või sa ei kutsu kumbagi? Et olin pettunud, et mind pandi sellesse olukorda, mina pean oma mehele haiget tegema, olema sõnumitooja, et teda ei ole oodatud. Ja saatsin veel sõbrannale ka selgitava või küsisin, et miks selline otsus on tehtud ja siis öeldi, et nad ei ole omavahel palju suhelnud. Aga noh, minu mees töötab välismaal, et neil ei olegi olnud palju võimalusi suhtlemiseks. Et aga minu jaoks võtab see juba selle edasise suhtluse, mees ei tahagi enam nende seltskonda minna, noh mina ka ei tahaks. Et sellega sa annad ju märku, et sa kutsud pulma ainult ühe kaaslase, et teine ei ole teie seltskonnas teretulnud ega oodatud. Ja asi ei ole rahas, et raha taha asi ei jää, neil raha on. Et toodigi siis selline põhjendus. Olgu. Aga mida rohkem sa mõtlesid selle peale, seda valem see tundus. Nii vale. Et ilmselt sõbranna ei mõelnud seda suuremat pilti läbi, et kuidas seda edasine suhtlus siis tema jaoks nagu välja näeks. Kõik sünnipäevad, laste sünnipäevad, koos olemised. Et see tundus minu jaoks nagu nii vale, et lõpuks ma saatsingi sõbrannale sõnumi, et see kõik käib nagu minu väärtustega nii vastuollu ja ma pean hetkel sellelt rongilt maha astuma ja kahjuks ma ei saa tulla pulma ja ühesõnaga lõpetasin suhtluse. Sest sõbranna rääkis ka minu mehest nagu kritiseerival toonil ja halvasti ja minu jaoks ei käi see nagu sõprusega kaasas. Et mida sina arvad, kas ma mõtlesin üle, reageerisin üle või mida sina sellises olukorras teeksid või kuidas käituksid, sest ma tundsin, ma olen kahe tule vahel ja ma enam ei suutnud olla seal, aga nüüd on minu sees rahu. Tunnen, et see oli õige otsus. Esimese asjana ma tahaksin öelda, et kui sina tunned rahu, sa tunned, et see oli õige otsus, siis täpselt nii sa pididki tegema. See oli sinu jaoks kõige õigem otsus ja sellega ei saa mitte keegi vaielda. Reaalselt, mitte keegi ei saa sulle midagi öelda selle kohta, sest et kui sina tundsid, et see oli niivõrd ebamugav sinu jaoks ja nüüd sa tunned rahulolu selle otsusega, et sa ei lähe ka üksinda sinna, siis nii oligi sinu jaoks kõige õigem. Küll aga ma pean ütlema, et ma olen sellele teemale varasemalt mõelnud, kui on olnud mingid minu sõbrannade pulmad ja lihtsalt eks ikka on mõtted nagu läinud sinna, et kui mina üks päev oma pulma teen, et kuidas ma teeksin, et ma olen ka mõndade sõbrannade elukaaslastega väga vähe kokku puutunud, siis ma olen nagu mõelnud, kuidas ma nagu teeks, aga kuna nojah, oleneb.
et kellega ma üks päev abielluma hakkan, kuna praegu mul kaaslast ei ole. Väike announcement, olen vallaline ju igatahes. Et siis oleneb muidugi ka, et kui suur seltskond kaaslase poolt on pulma kutsutud, aga minu enda poolt nagu mingi meeletud kogust inimesi ei ole, ehk siis ma olen nagu mõelnud, et et ikkagi ma ilmselt kutsuksin ka kõikide nende sõbrannade kaaslased, kellega ka ei ole olnud nagu suurt kokkupuudet. Et viisakas ju on niimoodi, aga samas ma nagu olen ikkagi proovinud mõista ka seda teist poolt, et see päev on ju teiste inimeste päev. It's not about me. Ja kui nemad tunnevad ennast mugavalt nii, et neid ümbritsevad inimesed, kellega neil on lähedane side, siis kes olen mina, et öelda, sa ei tohi nii teha. Aga seal kohal ongi tõesti nagu see valik, et kas ma lepin sellega, et nemad on nii valinud ja lähen sellega kaasa, või kui see tõesti väga nagu riivab mind ja minu õigeks pidamisi, siis on absoluutselt okei ka otsustada mitte minna. Ehk siis ma arvan, et seal ongi nagu need kaks valikut, kas sa lepid sellega, proovid mõista, saad aru, või sa tunned, et see on sinu jaoks üle piiri ja sa ei lähe. Et jah, ma olen proovinud nagu seda teist poolt mõista, ma arvan, et ma nagu saan sellest aru, samas ma ei ole ise olnud selles olukorras, kus ma tunneksin ennast riivatuna, et mu kaaslane ei ole kutsutud. Ja see on nagu muidugi on inetu, kui räägitakse teiste kaaslastest nagu seltskonnas kuidagi negatiivselt, aga see nii oleneb ka sellest, et mis on see taust. Et ütleme, et kui sa oleksid nagu aastaid kurtnud näiteks, ma lihtsalt, see ei käi sinu kohta, aga lihtsalt nagu näitena, et kui sa oled kurtnud aastaid selle üle, et sul on, ma ei tea, ebatervislik suhe, su kaaslane ei kohtle sind hästi ja kui siis näiteks tulevad need kommentaarid ülesse, siis see on mõnes mõttes nagu mõistetav ju, et inimesed ju võtavad selle info, mis neil kättesaadav on ju. Aga kui see tuleb nagu täiesti tühjast kohast ja lihtsalt inimest halvustatakse, siis muidugi see ei ole nagu normaalne ja sellist asja ei peakski nagu heaks kiitma. Ja vot nagu selle koha pealt ka, et mis on okei sõprustes ja mis mitte, et ütleme, kui mul on mingi sõbranna ja ta hakkab kellegagi deitima ja ma näen mingisuguseid punaseid lippe, siis ma arvan, et see on oluline olla aus ja need ka välja tuua, aga see peab olema alati siiski, ma arvan, nagu normaalselt edastatud see info. Ja aga kui inimesed on olnud koos aastaid ja aastaid, ma ei tea, jah, et kui nagu su sõbranna on inimesega olnud koos pikalt, aga sulle ta kaaslane ei meeldi, siis see on minu arust nagu siuke asi, et see ei ole nagu see koht, kus midagi öelda, et kui sõbranna on ise rahul, kõik on nagu tema mõistes hästi, siis ma arvan jah, et see ei ole see koht, kus sa tuled mingi, et tead, mulle väga ei meeldi su mees, et ta on mingi veits nõme nagu. Et siis on nagu keegi ei küsinud, ta ei peagi sulle meeldima, ta ei ole sinu mees. Nii et jah, ma ei tea täpselt, kuidas need situatsioonid teil on olnud, aga igal juhul ma ütlen, et peaasi, et sina tunned ennast selle otsusega hästi. Tere, Kaisa! Mul on sõbranna, kellel on viimased 2-3 aastat olnud väga keeruline ja ma olen üritanud olla talle nii palju toeks, kui vähegi võimalik mul töö kõrvalt on olnud olla. Ja isegi kui ma ei ole saanud talle külla minna või tema juures olla, alati olen telefoni kõne kaugusel, ma olen tundide viisi, reaalselt nagu tundide viisi istunud kõnes, kuulanud, üritanud nõu anda, lihtsalt olemas olla, et tal vähegi oleks võib-olla lihtsam või et saab vähemalt välja elada ennast kuidagi. Ja nüüd, kui on hakanud tal nagu need asjad nagu paremuse poole minema, siis ma olen hakanud tagantjärgi mõtlema, et kas ma olen sitt sõbranna, kui ma ütlen nagu nii, et terve selle aja jooksul ei ole tema mitte kordagi, ma julgen öelda 3 aasta jooksul kindlasti, mitte kordagi ei ole küsitud minu käest, kuidas mina ennast tunnen, kuidas mul läheb, kas mul on tööl kõik hästi. Et kogu vestlus, mis meil on olnud, on alati tema suhe, tema lapsed, tema mingid probleemid.
mitte kordagi ja kui ma olen üritanud isegi vahepeal nagu enda mingeid asju talle rääkida, siis ta leiab alati kohe pöörab juttu enda peale ümber ja järgmised 2 tundi ma istun kõnes ja kuulan tema probleeme ja lihtsalt üritan olemas olla. Ma saan aru, et algul et ongi raske ja sõbranna kohus ongi talle toeks olla, aga kas see peabki kõik nagu nii keeruline olema ja nii raske? Ma ei tea, raske on isegi vale sõna või et ma tunnen, et ma olen nagu endast andnud 100 ja peale protsenti ja vastu ei ole mitte midagi saanud. Lisaks, nagu ma ütleks, Kirstordil on ka see, et tema käib igal pool oma teiste sõbrannade juures, kes elavad teistes linnades väga-väga kaugel ja jääb ööseks sinna, käivad kuskitel mingit üritustel, saab oma väikse lapsega seal käidud, aga mina, kes ma elan teises linna otsas, põhimõtteliselt mingi poole tunni kaugusel minu juurde, ta ei saa tuldud. Alati on see, et kui tal on mingi mure või midagi, alati olen mina läinud tema juurde. Alati oleme saanud kokku seal, kus tema on tahtnud. Et ma ei tea, kas see on normaalne või? Ma nüüd tagantjärgi hakkan mõtlema, ma ei tea, ma ei oska isegi midagi enam mõelda. Ma tahaks lihtsalt teada, mida sina asjast arvad. Kas ma peaks ütlema talle, et kuule, ma ei tea, natuke siit sõbranna oled? Palun nõu igatahes. Aitäh. Esiteks ma tahaks öelda, et kindlasti sa ei ole sellepärast sitt sõbranna, et sa niimoodi tunned ennast, et tihti empaatilistel inimestel kipub tulema see süütunne lihtsalt sellepärast juba, et neil on üldse mingisugused vajadused, aga tegelikult igal inimesel on vajadused, soovid ja see on täiesti normaalne. Ja selles osas ma saan nagu aru, et kui inimesel on väga raske aeg, siis võib juhtuda nii, et ta muutub nagu enesekesksemaks või kuidagi ta on nii sees oma nendes muredes ja probleemides, et tal on raske üldse kedagi teist näha. Et see vahepeal juhtub, aga see ei tähenda seda, et 3 aastat jutti pead nagu sina üksinda kandma seda sõprust või üldse kõiki neid tema muresid ilma midagi vastu saamata, et see ei ole nüüd normaalne sõpruse dünaamika. Et sõpruses ei ole normaalne see, et üks on pidevalt terapeudi rollis ja teine muudkui nagu laeb enda muresid teise inimese õlule, et see ei käi niimoodi. Ja ma arvan, et see, et sa soovid nagu vastastikust kahepoolset sõprust, see on täiesti normaalne vajadus, see on täiesti loogiline ja kui seda ei ole nii pikalt olnud, siis muidugi sa hakkad nagu vaikselt vaatama, et kas see asi nüüd jääbki nagu niimoodi, et siis mulle ei sobi see, et jah, mingi ajaperioodi okei, muidugi, sest et ma olen su sõber, ma hoolin sinust, ma tahan sulle kõige paremat, aga kui see on nagu liialt pikalt niimoodi ja sa ei näe mingit paranemismärke, siis on väga okei sellele asjale otsa vaadata ja mõelda, kas ma soovin samamoodi jätkata. Ja on aru saada, et sa ei soovi. Ja ma arvan, et su sõbranna on võib-olla ka selle aja jooksul ära harjunud sellise dünaamikaga, et sa oled alati olemas, ükskõik mis hetkel tal on nagu vaja, et keegi kuulaks, siis sina oled see, kes on olemas. Ehk siis võib-olla ma soovitaks natuke nagu distantseeruda selles suhtes, et nagu öeldagi ka, kui ei ole sinu jaoks sobiv hetk või kuidagi nagu väljendada seda, et ma tunnen, et ma olen nagu väga pikalt sinu jaoks olemas olnud, aga ma olen vaikselt nagu väsimas sellest, et ma sooviksin ka, et ka minu mured ja probleemid oleksid kuuldud, et ma tunneksin, et see sõprus oleks ikkagi vastastikune. Ehk siis ma arvan, et kohe minna sinna, kus nagu öelda, et sa oled olnud sitt sõbranna, ma arvan, see võib-olla ei too seda tulemust, mida sa soovid, kui sa tahad selle inimesega edasi suhelda ja sa sooviksid, et see suhe paraneks, siis ma soovitaks natukene ikkagi pehmemalt, aga väga ausalt ikkagi öelda, et ma tunnen, et see on muutunud liialt ühepoolseks, et ma tahaksin ka, et vahepeal minult hoopis küsitakse, et kuidas sul läheb ja on sul kõik hästi ja et tunnen ka, et ma tahaks vahel lihtsalt kurta ja olla kuuldud. Et kas või niimoodi alustuseks ja vaadata, kuidas ta reageerib ja see ütleb sulle tegelikult väga palju juba. Et kui inimene läheb automaatselt kaitsesse ja ei teadvusta probleemi, siis seal on sinu vastus, aga kui ta soovib sind mõista ja võtab mingisuguse süü omaks, siis võib-olla seal on nagu ruumi arenemiseks, on ju.
tere, Kaise, mis sa arvad, kui tähtis on suhtes naise välimus? Et ma ise just mõtlen oma sõbranna näitel, et ta sai eelmine aasta lapse ja siis ta võttis suhteliselt palju juurde ja nagu esimeste kuudega ta väga midagi ei kaotanud ja siis mees kogu aeg rääkis talle, et ta ei ole atraktiivne, et nagu põhimõtteliselt see voodielu kadus täiesti ära. Ja siis ta hakkas erinevaid nagu lahendusi otsima sellele, et nagu et alla võtta mingid erinevad dieedid, asjad ja siis lõpuks otsustas siis selle kuulsa ravimi kasuks. Ja noh, võttiski päris palju alla väikse ajaga ja näeb väga-väga ilus välja. Lihtsalt ma jäängi mõttesse, et nagu see on nagu nii elus muutev asi, et sa saad lapse ja sa pead selle samal hetkel muretsema kogu aeg, kuidas sa välja näed, et äkki muidu läheb mees ära. Et nagu, mis sa arvad sellest? Et see on minu arust nagu nii haige. See on disgusting, see on rõve. Reaalselt minu arust sellistel meestel pea maha. Okei, tõmban veits tagasi, aga see ajab mind lihtsalt nii kettasse. Kuidas sul on üldse ülbust üle midagi oma naise keha kohta öelda peale seda, kui ta 9 kuud kandis sinu last? Reaalselt ma pean mingi hingamisharjutusi tegema, sellepärast et nagu ma tõesti lähen nii närvi. Nagu kas sellistel meestel empaatiavõime täiesti puudulik. Vaata, kõik siin ilmas ei keerle selle ümber, et sul kogu aeg munn kõva oleks, et sa oleksid lihtsalt nagu mingi, ma tahan sind keppida. Oh my god, kas sa nagu ei oska oma ajuga veits 2 sammu edasi mõelda või? Kui sa teed lapse, siis su naine võtabki kaalus juurde, ta keha muutub haigelt, sellepärast et ta sees kasvab inimene. Siis kogu see sünnitusprotsess, sellest taastumine, see nagu, sul ei ole nagu piisavalt ajurakke, et aru saada, mis tuleb edasi sellest, kui sa selle seemne sinna sisse paned või? Ei no, nagu sellisteks asjadeks, kui sa oled täiskasvanud mees, siis sa pead olema valmis. Su naise keha mõneks ajaks vähemalt kindlasti muutubki. Ja see on lihtsalt elu osa. See on normaalne elu osa. Ja nagu ma ütlesin, siis nagu kõik siin elus ei keerle selle ümber, et oh my god, et kui ta nüüd ei ole mu jaoks atraktiivne ja me nagu ei seksi kogu aeg, et siis on maailma lõpp. Sellise asja jaoks sa pead olema valmis, kui sa lapse saad. Mõnda aega seal ei olegi mingit voodielu. Peale sünnitust ju, ma ei tea kui pikalt, aga nagu mõnda aega sa ei tohigi seksida. Ja üldsegi nagu seal peab olema selline inimlik mõistmine, et su naine on teinud läbi sellise suure muutuse igas mõttes tegelikult. Ka vaimselt emadus ju muudab inimesi. Et sa pead andma aega, et su naine saaks sellest kõigest taastuda. Ja issand jumal, need mehed, kes panevad sellise surve enda naisele. Seal on ju nagu niigi lapse saamine, lapse eest hoolitsemine, see kõik on täiesti nagu juba nii palju tööd ja siis veel samal ajal muretseda selle pärast, et oh my god, ma ei ole oma mehe jaoks atraktiivne ja ma pean hakkama alla võtma. See on meeletu surve, mida lihtsalt ei ole vaja. Selles suhtes on see keeruline teema, et ma saan aru, et kui sa oled armunud enda kaaslasesse, kui ta on kuidagi ühtemoodi ja kui ta on mingi aja pärast hoopis teistsugune välimuselt, ma ei tea siinkohal nagu selles suhtes, et ma saan ju nagu aru sellest, et see atraktiivsuse aspekt siis võib ju nagu kaduda, kui inimene näeb väga teistsugune välja, aga ma ütleks, et seal tuleb siiski nagu mõistlikult aega anda, eriti kui see on lapse sünniga seotud, siis minu arust seal ei ole üldse mingit kobisemist. Ja kui seda teemat üldse kunagi puudutada, siis seda tuleb teha väga pehmelt. Väga pehmelt ja viisakalt ja austavalt teise inimese suhtes. Aga ma ütlen, et nagu lapse sünniga seoses naise keha muutumine, nagu minu arust seal ei tohiks mehel mitte mingisugust kobisemistki olla. Rõve ja ausalt see tekitaks mulle naisena sellise iki, kui mu mees oleks selline. Ma oleks nii pettunud, aga ma arvan, et ma vähemalt väga loodan,
et selliste meeste puhul on seal neid märke juba varem, juba enne seda lapse saamist. Ma väga loodaks, et on võimalik nagu aru saada, et mis inimesega on tegu. Sest kui see on päriselt armas, tore ja siiras mees, kes armastab sind südamepõhjast ja hoolib sinust nii väga, siis ma lihtsalt keeldun uskumast, et peale sünnitust selline mees saab sulle sellist pinget peale panna. Et seal peab juba varem olema ikka mingisugust, ma ei tea, mingit näägutamist või mingi, et sa võiksid ikkagi mingi rohkem trennis käia või ma ei tea, mingeid märke, ma loodan, et seal on ikkagi ennem, et saab aru, et millised mehed need on, niisugused värdjad. Hei Kaisa, esiteks tahan öelda, et sa oled väga tore ja armas ja ilus inimene. Mulle väga meeldib su podcast ja see viimane osa Aleksandraga oli ka mega hea. Väga hea vibe oli, te võiksite veel koos videoid teha. Ma tegelikult tahtsin sulle saata selle sõnumi, mul läks sassi ja siis ma kogemata vist saatsin mingi vale. Aga see selleks, ma proovin uuesti. Igastahes. Ma tahan arvamust küsida. Ma olen hetkel 23-aastane, noor tudeng ja varsti lõpetan ülikooli. Ja minu küsimus seisneb selles, et ma kolisin circa 9 kuud tagasi enda vanemate juurest ära, enda praeguse elukaaslase juurde. Ja mul oli vanematega kokkulepe, et nad toetavad mind kuni selleni, kuni ma siis ülikooli lõpetan. See toetus on, iga nädal ma saan midagi, see ei ole suur. Ja kui mul on vaja mingeid väljaminekuid, mingeid suuremaid oste teha, siis ma saan alati küsida nende käest. Ja lisaks sellele mu elukaaslane, ütleme niimoodi, et ma ei taha öelda rikas inimene, aga selles mõttes, et raha tal on. Mitte millestki ei ole puudust. Ja kõik on nagu väga hästi. Ja nagu vahetevahel ma tunnen, et kui ma nagu ütlen talle, et lähme kinno või lähme spaasse, ma tean, et tema maksab, sest minul nagu ei ole seda raha nii palju, et käia kogu aeg kinodes või spaades või restoranides ja mina nagu suht tihti pakun välja seda. Ja ma tahangi küsida, et kas see on nagu fine, et nagu kas ma peaks nagu vait olema ja ootama, kui ta ise seda teeb. Ma räägin, et asi ei ole praegu nagu selles, et ta ei teeks seda, vaid asi on nagu rahas. Et kas kas see on okei, me oleme varsti aasta aega koos olnud, et kas see on nagu okei küsida siukseid asju tema käest või nagu ma peaks, ma ei tea, tagasi hoidma, mis iganes. Ma loodan, et sa said mu jutu pointist aru. Sain aru, aga ma tunnen, et nagu mina ei oska sellele vastata, et ma arvan, kõige õigem oleks sellest rääkida oma kaaslasega vast. Kuigi ma oletan, et ta saab sellest olukorrast aru, ta ju teab enam-vähem sinu rahalist seisu, seda, et sa käid ülikoolis ja et sul ei ole sama palju raha kui temal, ehk siis ma nagu oletan, et tal on see teadmine, et ta saab sellest aru, aga mingist minu oletusest on ju ei piisa siin. Ehk siis ma arvan, et kõige nagu ausam oleks see, kui sa temaga räägiksid, et tead, ma olen siin mõelnud, et meie rahaline seis on nii nagu on, sinul on paremad seisud, minul veel mitte nii head, aga ometi mulle meeldib sinuga väga kvaliteetaega koos veeta, mulle nii meeldib, kui me käime koos mingi spaas või söömas kuskil, et see on nii tore ja ma hindan väga seda aega, aga ma olen hakanud mõtlema, et kui mina neid tegevusi välja pakun, aga sina nende eest maksad, et kuidas sa selles osas ennast tunned, kas see on sinu jaoks okei või mis mõtted sul on? Vot, ja mina arvan, et nii lihtne ongi. Ja siis sa saad tema käest ausa vastuse ja vastavalt sellele saad otsustada, et kuidas nagu edasi käituda. Et loodetavasti on tal sellega fine, ta ise ka näeb sellest seda väärtust ja et see on ju nagu, et ta ei maksa sinul midagi kinni, vaid ta maksab teie koos veedetud kvaliteetaja eest ja loodetavasti jah, nagu ta ise hindab ja väärtustab seda ka piisavalt, et tunda, et see raha panemine sinna annab talle nagu tagasi. Aga vot seda me ei saa siin mina ega sina koos välja mõelda, et seda sa pead temalt küsima. Ma ei tea, see voice võib-olla väga ei sobitud siia punase lipu episoodi, aga kes teab, võib-olla mõndade inimeste jaoks selline käitumine on punane lipp, on ju. Minu jaoks ei tundu siin mingit punast lippu,
aga võid minuga vabalt ka kommentaarides vaielda üldse ükskõik millise voice'i teemal. Alati võib oma mõtteid kirja panna, et ma hea meelega loen. Mind ajendas siia tegelikult seda häälsõnumikest saatma üks teie eelnev lugu, kus räägiti sellest, kuidas üks neiu maksab oma elukaaslasega absoluutselt kõik pooleks. Mis tuletas mulle meelde ja mis pani mind taaskord tundma neid tundeid, mis oli minul minu eksmehega. Ja tollel ajal olin ma siis 15, hakkasin saama just 16, kui me kokku läksime. Ja see vend reaalselt oli nagu mingi, et jaa, et ma käin tööl, sa oled gümnaasiumis. Okei, et kui sul raha ei ole, siis tuleb järelikult teenida. Aga tööl käia ma ka ei saanud, sest et siis meil ei ole omavahelist aega, kuna me saame aega veeta. Ja ma mäletan, ma tookord tegin reaalselt poes, ma töötasin poes mingi gümnaasiumi kõrvalt ja pidin endale raha teenima, aga ma liiga palju tunde ka ei saanud teha, sest et muidu oli probleem. Läksime poodi, siis samamoodi võttis tšeki koju kaasa ja hakkasime arvutama, et kõigile teistele oli vaja jätta mulje, et tema maksab, aga reaalsus oli see, et tema ikka ei maksnud küll. Ja ma mäletan seda ka, et kui ma kunagi ütlesin, et ma tahaksin ripsmeid, siis ta ütles, et okei, et ma võin maksta, et aga ainult siis, kui sa hästi käitud. Mis tähendas siis põhimõtteliselt seda, et ma ei käitu mitte kunagi hästi ja ma mitte kunagi ei saanud seda, et ta midagi minu eest maksaks. Ja ma mäletan, kui ma ütlesin talle, et kuule, et mäletad, et sa lubasid nagu, et kui ma hästi käitun, et siis sa maksad, on ju. Siis ta mingi, et aga sa ei ole ju hästi käitunud, mis tähendas seda, et seal oli kogu aeg mingi manipulatsioon. Teine asi, mis oli vaja pooleks maksta, oli autoremont ja mitte minu autoremont, vaid tema autoremont. Sellepärast, et sina sõidad ju kõrvalistmel, sina kasutad ka seda autot ja sinu sõite on rohkem kui minu sõite. Kui liiga palju oli juba mingis kuus sõidetud, siis tema argument oli, et autoga ei saa minna, see läheb ju katki, see ju kulub. Et samamoodi ei saanud minna autoga. Aga see pole paraku veel kõik. Mul on nii kahju selle pärast. Aga see vend oli ka füüsiliselt, vaimselt ja majanduslikult vägivaldne. Majanduslik vägivald põhimõtteliselt oli siis niimoodi, et vend, ma astusin koju sisse ja tema esimene nii-öelda asi oli, et anna ma telefon, ma tahan su pangaäppis käia, vaadata ära, kuhu sa oma raha kulutad, miks sul kunagi raha ei ole. Ahah, okei, sa oled siin poes käinud, mida sa ostsid, kui palju sa ostsid, tundub kuidagi suur summa, kas sa ostsid kellegile veel, miks sa talle raha oled üle kandnud, mille eest, no, mingid sellised asjad. Ehk siis kogu aeg oli ka see kontroll, et kuhu mina oma raha kulutan. Siis füüsilise vägivalla all, see oli selles mõttes kurb, see oli mingis mõttes ka vaimse vägivallaga seotud. Ma ei olnud kunagi piisavalt sale, ma tol hetkel kaalusin mingi 68 kilo. Mida ilmselgelt oli minu keha nii-öelda pikkuse kohta, see oli normaalkaal. Lihtsalt infoks, ma olen 168 sentimeetrit pikk. Ta ütles, et kui ma üle 70 kilo kaalun, et siis tema enam minuga asju ajada ei taha. Ja et siis see on meiega kõik, et ma pean ikka ennast kätte võtma. Lisaks ma ei võinud käia dressidega poes piima ostmas nagu mida kuradit. Ja kus veel? Ja siis, kui ma tegingi midagi valesti, ma ei olnud nõus temaga reaalselt seksima, siis ta võttis mu kätest kinni, karjus mulle näkku, et kas mul on keegi teine, et miks ma enam ei taha. Ja niimoodi ma pisarsilmi lihtsalt nutsin ja magasin temaga ikkagi edasi. Nagu mida? Ma mõtlen täna, et ma tol hetkel olin nagu mingi, et me oleme suhtes, siis ei saa ju vägistada. Aga oi, kuidas saab. Ja see on nagu minu arust, mis teeb selle asja kõik nagu absurdseks. Ja ma kannatasin sellist asja 3,5 aastat. Et ma lihtsalt nagu tahaksin siinkohal panna nagu kõigile südamele, et sa võid inimest armastada, ta võib sulle lubada igasuguseid asju, kui te lähete tülli ja sa oled nõus ära minema. Et jaa, et see mees tavaliselt ütlebki, et jaa, ma muutun, jaa, kõik muutub, nüüd on kõik teistmoodi. Ja 2 nädalat, 6 aega ongi kõik teistmoodi, kuniks enam üks hetk ei ole. Et mul on nii kahju, et ma oma elus sellele nii palju raiskasin, aga samas ma näen, et see on olnud üks vajalik õppetund ja mille pärast ma käin tegelikult teraapias siiamaani. Oh my god, ma tahaks oma kõrvu praegu pesta. Nagu lihtsalt just nagu sellepärast, et mul on nii kahju. Nagu see kõik, mis sa rääkisid, seal oli lihtsalt nii palju õudseid aspekte, et ma isegi ei tea, kust alustada. Mul on peaaegu nagu nutt kurgus, kui ma mõtlen selle peale, et nii paljud naised elavad siukseid asju läbi ja on sellistes suhetes. Ma ei tea, lihtsalt ma pean nagu esimese asjana ütlema, et nagu kui sa kuulad seda
ja kas või üks asi nendest, mida ta kirjeldas, läheb kokku sinu suhtega, sellega, millises suhtes sina praegu oled, siis sa pead lahkuma. Reaalselt sa väärid lihtsalt nagu kõige paremat ja ilusamat siin elus, nagu ära palun raiska mitte sekunditki sellise mehe peale, kes käitub niimoodi. See on täiesti lubamatu, see on ebanormaalne. See, et üldse keegi arvab, et tal on õigus teise inimesega nii käituda. See on minu jaoks täiesti haige, see on ebanormaalne ja mul on selline tunne, et ma tahan kõik naised ära päästa sellistest suhetest ja mul on nii kahju, et ma ei saa. Ma saangi ainult seda teha, mida ma praegu teen. See on minu pisike panus ja ma lihtsalt nii väga loodan, et sellest on mingit kasu. Ma ei tea, alustades sellest, et kui su mees on siukene, see on kõige väiksem asi siit, aga see oli lihtsalt esimene, mis mul seda kuulates nagu sealt kõrvu jäi. Kui su mees on siukene, et te olete kuskil, ma ei tea, kohvikus, poes, kus iganes ja ta viipab oma kaardikesega seal uhkelt ja pärast hakkab sinuga neid summasid jagama, see on juba suur punane lipp. See, kui inimene tahab väljapoole näidata, et ta on keegi, kes ta päriselt ei ole, see on juba manipulatsioon, see on väga kahtlane käitumisviis, see juba ei ole normaalne. Ja ma ütlen, see oli siit loost veel kõige väiksem asi. Siis see, kui mitte keegi reaalselt ei tohi vaadata sinu panga ülekandeid või makseid. Kui sa just ei ole alaealine laps ja võib-olla su vanemal on küsimus, et see on teine lugu, aga ma räägin suhetes. Sinu kaaslasel ei ole õigust sinu panga tehinguid vaadata ja pärida nende kohta. Jah, seal on mingisugused piirid, kui sa oled abielus ja teil on ühised rahad ja siis nagu mingil määral ikka, aga nagu see olukord siin, kus inimene teenib oma raha ja teine inimene küsib talt, miks sa sinna nii palju maksid, mida sa sealt ostsid, see ei ole normaalne, see ei ole mitte ühestki otsast normaalne, see on abuse. See on väärkohtlemine. Ma ei tea tegelikult neid termineid, võib-olla seadustiku alusel see väärkohtlemine on siia vale sõna, igatahes see ei ole normaalne, on see, mis ma öelda tahan. Siis ka suhtes olles ei tähendab alati ei. See ei ole ümberveenmise koht ja täpselt nagu sa ise ütlesid, et ka suhtes olles saab inimene sind vägistada. Kui sina ei taha seksida ja sinuga vastutahtmist seksitakse, siis see on vägistamine. Sa ei võlgne suhtes olles intiimsust teisele inimesele, sa ei võlgne oma keha mitte kunagi, mitte kellelegi, mitte kunagi. Ma olen nii üles kaotud, ma tahaks praegu minna peksa anda kellelegi, kes seda väärib muidugi, aga siis mis asja, sa istud ka siin autos, sa pead mingeid kulusid, mida sa ajad? Reaalselt, millest sa räägid? Sa töllmokk, pane suu kinni. Reaalne töllmokk. Oh my god. Siin oli kindlasti midagi veel. Siin oli lihtsalt nii palju õudsaid asju. Aga selles suhtes, et ma saan täiesti aru sellest tundest, et issand, miks ma raiskasin oma elu sellise inimese peale. Aga jah, nagu sa ütlesid, siis sa said sealt kindlasti mingid sellised õppetunnid, et kui midagi, siis vähemalt ei ole see enam mitte kunagi sellises suhtes rohkem. Sest et see oli lihtsalt nii valus kogemus, et jah, trauma, täiesti trauma. Ja mul on nii hea meel kuulda, et sa käid teraapias ja tegeled sellega, sest et nagu üksinda sellisest asjast välja tulla. Ma ei kujuta seda ettegi. Ma ausalt ei kujuta ette. Minu elus ei ole selliseid asju näiteks juhtunud, aga ma käin oma mingite muude asjadega teraapias, et nagu ma tahaks just öelda, et palju väiksemate asjadega, aga igal inimesel omad asjad on ju, aga et ühesõnaga nagu see on siuke trauma, et issand. Oh my god, kui õudne. Päriselt. Ja see teadmine, ma ju tean praegu siin istudes, et on nii palju naisi meie ümber siin samas Eestis, kes on ka praegu sel sekundil sellistes suhetes. Kui sa oled üks nendest ja sa kuulad seda,
tee kõik endast olenev, et sa saaksid sealt lahkuda. Nii raske muidugi, kui ongi see mingi majanduslik abuse seal juures, et sul näiteks ei ole oma raha, aga hakka mingeid samme tegema, räägi ühele lähedasele, kes võib-olla saab sind aidata, kes saab sind enda juurde elama võtta või saab aidata sul jalad alla või esimene samm, kindlasti räägi kellelegi, kui sa oled sellises suhtes. Sealt hakkab see pall juba veerema ja asjad hakkab minema paremuse suunas. Reaalselt mitte keegi ei vääri sellist kohtlemist. Okei, davai, ma siinkohal lõpetan. Reaalselt. Ma arvan, et huvitav teema oli see pulmakutse teema, nii et üks minu kingitus läheb sinna. Teema, mis mind täiesti närvi ajas muidugi, oli see naise välimuse teema. Sinna läheb teine minu kingitus ja ma pean sellele viimasele ka midagi andma, nii et Northern Beauty poolt Face Pro läheb siis sinule, kes sa elasid sellist traumeerivat suhet üle. Suur aitäh kõigile, kes oma lugusid minuga jagavad. Ma olen tõesti siiralt südamest tänulik, et tahate minuga neid jagada. Loodan, et ma saan kuidagi kellelegi abiks olla. Ja suur aitäh, et sa kuulasid. Kuulame, näeme juba järgmine episood.